Tere tulemast kuulama taas kord ja vaatama Pall on ümmargune podcasti taas kord Tarviga. Oleme siin ja kokku saanud, et rääkida päevakajalistest korvpalliteemadest, sest et eelmine nädal juhtus oi kui palju. Korvpalli oli igale maitsele. Mõni maitse oli mõrudam kui teine ja sellest saame natukene lähemalt rääkida ka. Kindlasti, et tere sullegi, Tarvi. Tervist. Aga okei, ja hakkame kohe minema siit siis Eesti-Läti liiga, siis nagu eelmine nädal episood ka rääkisime, siis olid veel nii-öelda mängud ees ja siis sellel nädalal siis, või siis eelmise nädala pühapäevaga siis sai kõik selgeks ja kõik asi sai tehtud, on ju. Et kui me selle turniiritabeli nagu ette võtamegi, siis ütleme nii, et Eesti seisukohast on seis päris kurb. No see on veel pehmelt öeldes. Jah, ma ütlen, et siuke päris kurva ilmega, aga võib-olla me käimegi just Eesti klubid täna nagu läbi ja võib-olla anname enda poolt siukse nagu koolis ikka anti 1-5 hinda, et kuidas nagu hooajaga võib meeskond nagu rahule, no põhihooaja, ütleme põhihooaja, siis tegelikult nagu tibusid loetakse kevadel. Et aga põhihooaega, kuidas rahule võib jääda ja mis hinde me neile nagu annaks selle põhihooaja esituse eest. Et lähmegi kohe esimesena siis Kalev Cramo. 24 võitu, 4 kaotust, selleks, et võita põhiturniir oligi natukene imet ka vaja. Et VEF oleks pidanud siis 2 mängu kaotama, kuna omavahelistes mängudes oli miinus, et kuigi Cramo viimase mängu omavahel see võitis, siis esimene mäng, oli hooaja esimene mäng ka kohe, sealt nad said ikka korraliku koosleppi. Et sealt oleks olnud raske, et siit oleks vaja olnud, et VEF siin Viimsile ja Ventspilsile ja üks mäng oli neil veel, see vastane ei tule mul praegu kahjuks meelde. Aga jah, et põhiturniiri teine koht, mis sa arvad, Tarvi, mis hinde sa paneksid või kuidas sa kirjeldaksid seda Cramo põhihooaega? No vaadates ka Cramo nagu neid asju, mis siin hooaja keskel kõik juhtusid ja siin mõnigi mängija ju läks täitsa minema, eks ole. Et mina küll olen Cramo mõttes täitsa rahul, et selles suhtes ainuke, ütleme siis Eesti-Läti liigas kõige suurem konkurent ikkagi, ma arvan, ongi neile VEF, on ju, kui me võtame nagu Läti klubidest, et teised on ka kindlasti konkurendid, aga mitte nii kõvad, on ju. Et mina olen täitsa rahul, et ütleme, et kui viite pärsi pane, aga paneme 4. Okei, ma mõtlesin ise just, et võib-olla isegi panekski 5 miinust, et täpselt see sama, mis sa välja tõid, et mu enda poolt, et tegelikult see hooaeg on olnud ikka normaalne Ameerika mäed neil on ju, et kui sa võtadki, et kõik need vigastused, neil oli see välismaalane, kes toodi väga suurte ootustega, see Arik Schmidt on ju, kes ma ei olegi viimasel tema kohta lugenud, aga viimati kui ma lugesin, siis oli, et võib-olla on lootus, et saab aprillis või niimoodi aidata meeskonda, on ju. Okei, ja siis loomulikult väga suur kaotus Kasper Suuroru põlvevigastus, on ju. Neil oli siin vahepeal ju mängisid siin 7-8 mehega, on ju, ei olnud mitte kedagi, tagaliinis ka, oligi, saadeti mehi ära, toodi juurde. On siin nagu, ühesõnaga suht norm virvar, kõige krooniks veel treeneri vahetus ka. Ja ma kusjuures selle korra unustasin ära, et see ka sinna juurde, et ma ikka panen ka 5 miinuse, et see läks mul täitsa meelest korra. Et kuigi ma usun, et Reinbok ilmselt väga palju ulmeliselt midagi ei muutnud praegusel hetkel nagu selles nagu konspektides, et Rannula käe all on ju mitmeid aastaid juba olnud abitreener nii-öelda ja siis sealt nagu selles mõttes on ilmselt praegu oli hea jätkata, aga siis ilmselt uuel hooajal võib-olla me näeme rohkem sellist nagu tema nagu käekirja võib-olla meeskonnas nagu, et mida ta võib-olla rohkem nagu soovib ja tahab. Aga ma arvestas kõike, ma ütleks täitsa 5 miinus põhihooaja kohta küll, et kuigi kindlasti ma arvan, kui me räägime ootustest nagu nii-öelda Eesti-Läti liiga mõttes, siis ma ütleks ka, ma olen suga nõus, et VEF on kõige suurem konkurent. Ja ma arvan, et kui Cramo ei pääse finaali, siis see on nagu pettumus. Et siit võimegi minnakse siis vastumisi tegelikult ju Liepajaga 2 päeva pärast juba, siis nii-öelda siis, kui me seda podcasti osa salvestame, ehk siis tegelikult 21 märts.
Jah, reedel saadakse siis nii-öelda Liepajaga, siis esimene mäng on Kalevil koduväljaku eelis ilmselgelt, seeria käib 2 võiduni ja peab vabandama eelmise nädala sellise prohmahke pärast ka, sest et enam ei ole Final Fouri formaati, vaid poolfinaalid on ka 2 võiduni nii-öelda seeriana. Okay. Et see oli, endal oli ausalt öeldes nagu meelest ära läinud, aga siuke muudatus tehti, et jaa, aga jah, et Cramol tegelikult arvestas kõik ja tegelikult oli väga-väga okei hooaeg. Lähme siis teise Eesti klubi juurde, kes siis pääses 8 parema hulka, nimi Tartu Ülikool, Max ja Moorits. Ja ma siis jällegi küsin Tarvi sult, et kuidas sa nende praeguse põhihooaja siis kokku võtaksid ja mis sa hindeksid paneksid? No see, kui nagu Cramol oli ilgi, sa ütlesid nagu jõhker virvarr on ja siis ega ülikoolil isegi oli ka ikka samamoodi. Neil võib-olla ei olnud mängijatega nii palju, aga siis see mänguvormi just sinna tahtsingi jõuda, et eriti siin lõpus on ju, et nad olid ikkagi siin ju, kas olid 4. minu meelest, kui ma ei eksi, ja nüüd langesid kohe 6. on ju, et siin kaotati Läti ülikoolile, et see on ka oskus oma ette. No vot, jah, et selles suhtes palju on ümmargune, et aga no see oli ikka, et Tartu Ülikooli siis tiimi siis sotsiaalmeedia postitus ütles kõik selles mõttes, et see, kuidas see oli kirjas, et on halvasid mänge, on haid mänge ja siis on need mängud, mida tahaks nagu keldrisse ära peita põhimõtteliselt, ma praegu parafatiseerime, mis see täpselt on ju, võõrsõnad, leksikon praegu tuli välja ka, aga siis, et teema, et nagu jah, et see oli jah, siis lisaajal ju, või oli 2 lausa, pean üle vaatama, aga igastahes jah, see mäng Läti ülikoolile kaotati, et jah, et selles suhtes, et Tartu poolt jah, et oli päris 2 lisaaega oli jah. Esimene lisaaeg 4-4. Ütleksin, et päris ebakindel nagu hooaeg või nagu siuke, kui me siin mõtleme, et nad ikkagi tahavad tulla Eesti meistriks on ju. Jah, ja nad karikas tegelikult karika nädalal andsid lootust, et nad võiksid Cramole nagu vastu saada. Aga no sellise hooga läheb väga-väga keeruliseks. Et selles suhtes, et aga jah, selles suhtes, et tore ikkagi, et on seal play-offis on ju. Tore, et jõudsid. Just, et üldse, et kõige imelisem olekski tegelikult see, kui Tartu ja Kalev oleks hoopis finaalis, eks ole. No see oleks muidugi ilus. See oleks väga ilus, et siis nagu sealt edaspidi, nagu kui me võtame selle tableli ette, et ainult 2 Eesti klubi 8, et siis siis võiks jääda ka, või olla see hooaeg see nii. Aga probleem ongi kahjuks see, et kui mõlemad peaksid oma veerandfinaali võitma, siis lähevad poolfinaalis ka just kokku. Ilmselt küll, jah. Ehk siis Eesti nagu unelmat ei tule, aga jah, et ühesõnaga Tartu poolt jah, ikkagi need viimased mängud ei süsti minusse väga palju lootust, et loodan, et saavad ikkagi kõvasti heasse vormi. Et aga eks näis, et meil ka siis esimene mäng peaks olema kas siis nüüd ka reede või laupäev, laupäeval siis Lätis Riia Selliga siis läksid vastamisi ja siis järgmine kolmapäev on siis Tartus nii-öelda teine mäng ja siis vajadusel 3. mäng on siis uuesti Riias, et hindeks Tartule ausalt, arvestades seda kõike, seda virvarri ma paneks 3+. Minu arust, sorry, aga see viimane kaotus oli nii kaalukas, sellepärast, et esiteks, kui oleks sa võitnud, sa oleksid olnud 4, sa oleksid kokku läinud Ogrega, kellega on sul esiteks edasipääsu mõttes palju paremad võimalused. Ja esimene mäng on kodus. Jah, täpselt, ja 3. mäng ka siis vajadusel. Jah, täpselt. Teiseks ongi see, et nagu nüüd sa kukkusid 6. ja sa oled vastamisi praegusel hetkel ikkagi konkurentsitult nagu 3. parima tiimiga põhiturniiril Riia Selliga, kes alustas hooaega väga prabuikat, lõpupoole natukene vajus ära, võib-olla rohkem, et viimases 10 mängust saadi tegelikult 3 kaotust, on ju. Aga sa lähed ikkagi ühe nagu, ma ütleks Läti praegu siis ikkagi teise klubiga lähed vastamisi, et kogu sellega nagu, kogu see asi, mis sealt nagu lõpuks kokku kukkus,
No see ei anna väga palju lootust. See ei anna väga palju lootust ja see oli ikkagi korralik prohmakas selles mõttes. Katastroof. Ta võiks täitsa sinna alla ka liigitada tõesti, et lihtsalt, et sa lähed Riiat Ogrega nagu koduväljaku eelis. Ogre on, jõuame Rapla juurde ka, aga Rapla näitas, et Ogre on väga paljugi rohkem võidetav, kui me mõtleme, et Tartu tegelikult peaks olema Raplas nagu kõvem, siis Tartu jaoks see võiks olla täpselt siuke tiim, kelle vastu võidakse ka 2 mänguga ilusti play-offi nagu jõuda, aga nüüd Selliga läheb raskeks ja et see sama, et Tartul oli siin oli ju siis, kui ma käisin seda ülikooli loengut ka vaatamas, kui nad TalTechilt said korraliku paki koju ja kodus ja siis nagu oli too nädal, kus nad said vist Põhja-Euroopa liigas ka mingi 50-se tooli, et neil on täpselt mingi siukesed nädalad. Ja siin tegelikult joppas ka, et Viimsi vastu võeti 3-ga võit ja nagu sa ütlesid jah, et ega nad palju enesekindlust praegusel hetkel ei süsti, aga loodame ikkagi, et ma loodan, et nüüd on aega olnud tegelikult siuke, nüüd on aega põhimõtteliselt nädal aega olnud peale viimast mängu. Kuusmaa on meestele uut ja vana natuke teinud, võib-olla Kandimaaga mingid asjad võib-olla nagu ümber mängin, võib-olla mingid taktikalised, mingid nüansid on ju. Ja selle koha pealt küll, seda ma küll ütlen, et see iirlasest tagamehe palkamine, see oli küll hea palkamine, see tundus peale esimest mängu juba mängumees, et sellel tal on viset, ta leiab söötu ja selles mõttes kahju, et see Harris nüüd vigastada sai, ta oli tegelikult päris hea nagu lisandumine, aga iseenesest mulle tundub Tartu on see hooaeg nagu scoutinguga teinud päris head tööd, et on leitud endale sobivad mängijad, kes väga hästi mängivad, et Henry, El-Sheik, Nurger saad ju on ju, nüüd siis hooaja jooksul tegelikult seal tagaliinis on ju siis Tovidas Kidraiti, see vanem vend on ju Karolis, et selle koha pealt võib kiita, aga ma ise ma ei saa kahjuks seda 4 anda peale seda viimast mängu, et 3+ jääb minu silmis. Sama, et see ma lihtsalt ei olegi rohkem sõnu vaja. Täpselt, aga jõuame siis 9. koha juurde või siis Eesti mõistes 3. koha juurde ja see on siis TalTech Alexela, kellel siis tegelikult enne viimast vooru enam oligi ainuke võimalus oligi tõusta 9. ja nii-öelda Eesti siis mastaabis tõusta nii-öelda 3., et nendel tegelikult play-offi võimalus siis lõpuks oligi päris põhimõtteliselt täiesti õhuk, et Ventspilsile siin nii-öelda punkti vahega oli see kaotus olemas ja Liepaja kaotust oleks ka vaja olnud. Aga Liepaja kaotust oli veits palju küsida, et nemad mängisid Morst Läti ülikooli. Ja sa mõtled nüüd 9. koht siis? 9. koht TalTech, jah. Rapla ei peaks olema või? Ei, Rapla ei 10., sest Rapla kaotas sellele Ogrele ja TalTech siis võitis samal ajal Keila korvpallikool ja TalTech 2 mängu kokkuvõttes siis on Eesti, nii-öelda nende omavahelises oli siis punktide vahes parem. Ehk siis aga TalTech siis selle koha pealt võeti maksimum, et esiteks Eestikate mõttes minnakse kokku Keila Kuulbetiga, kes kah oma detsembrist alates olnud siis võidupõua lõpetas, aga TalTechi koha pealt ma ütleks küll, et see on üks aastate tugevamaid TalTechi tiime, et võtamegi Post, Jurgatam, Jürgens liitus poole hooaja pealt on ju, Rasmus Andre on väga suure sammu edasi teinud, Kitsing ja siis sealt pingi pealt veel tegelikult. Ja ma olen täitsa nõus, et TalTech on minu jaoks olnud see hooaeg positiivne üllatus isegi, et neil on sellised mängumehed, noored, vihased ja siis võetigi siin mõned veel juurde. Mõned sellised juba kogenumad mängumehed ja kes mängivad. See kompott on ikka päris hea neil. Ja Varraku käekiri ka, et siuke kiire korvpall, ründav. Väga palju punkte visatakse ja nagu visatakse palju punkte ja endale, oli neid hetki, kus lasti endale ka väga palju visata. Jaa, muidugi. Aga selles mõttes ikkagi väga hästi, et minu jaoks nende hooaeg oli... Ma ikkagi ütles isegi 5- minu jaoks, et kui sa oleks mult hooaja alguses küsinud, siis ma oleks Rapla ja Pärnu neist ette pannud. Ja lihtsalt see kirstordile jälle panemata, et see play-offi koht vaata, et nad teist hooaega järjest jäid 9. Valus. Eesti-Läti liiga mõistes, et selle koha pealt, aga ma ütleks, et tegelikult tubli hooaeg. Ja siit on hea tegelikult edasi minna, et vaadatagi, et mis mängijad et äkki saab suurem osa tuumikust nagu alles jätta ja selle läbi on, aga me teame siin, et Jürgensil on soov välismaale minna
siis Post ei ole ka saladust teinud, et ta ikkagi tahaks mingi hetk välismaal on ära käia, et tal on varem ka pakkumisi olnud, selles samas mängumeeste saates rääkis, et pakkumisi on, aga need ei ole nagu olnud nagu normaalsed nagu pakkumised. No tema jaoks piisavad pakkumised. Ei, muidugi ma olen nõus, et seal on neid mängumehi kindlasti veel, kes tahab võib-olla jurgata samm edasi on just, tegelikult see hooaeg on vägagi, seda korvialust ikka vägagi korralikult nagu kontrollinud hoidnud. Jah, täpselt ja tegelikult see sama Rasmus Andre ka, keda ma mainisin, et ta on tegelikult teinud sammu edasi ja siin Instagramis ka tegelikult ma jälgin tema agenti, peaks olema minu arust ja siis ta teeb päris sellise krüptilise selle, et varsti on uudiseid oodata või midagi, et mine tea, et võib-olla see mees teeb ka sammu edasi siis kuhugi. Huvitav, põnev. See oli siuke huvitav, jah. Aga okei, lähme siis Eesti 4. klubi juurde sellel hooajal täpselt sama palju võite kaotusi TalTechiga oli siis Raplal, aga jah, kuna omavaheline mäng siis oli TalTechil plussis, siis TalTech lõpetas selle asja 9. Tarvi, Rapla hooaeg, kuidas sa kokku võtad, mis hinde paneksid? Raplale paneks ükse, ma arvan, 4. Et kindlasti ootasid nad ise ka, ma eeldan, et ikkagi play-offi saamist, eks ole, ja tegelikult me ju ise ka siin hooaja algul panimegi Talte, Rapla ja Pärnu niimoodi kolmekesi ühte potti ja nüüd nad siin on, aga kahjuks siis valet poolt joont nii-öelda, et joonest täpselt alla, aga ei, sellest, eks saab järgmine aeg vaadata, et kindlasti vigade parandus teha seal, kus vaja ja et sellest ei ole nagu kahju kindlasti, aga et ei ole nagu midagi väga hullu ka. Jah, siin on mingid mängud, mis ilmselt jäävad kripeldama, tuleb meelde, minu arust oli üks mäng oli Liepaega kus läks lisaajale, nad olid tegelikult päris pikalt olid ees, viimase veerandiga andsid ära ja siis lisaajal lõpuks kaotasid, et mingid mängud kindlasti, mis jäävad kripeldama, see on iga hooaeg niimoodi. Ja nad ei ole kindlasti ainukesed. Ja täpselt, ja mulle meeldib tegelikult Kuusma ütlus ka, et Kuusma on öelnud, et kui on siukesed 4-6 punkti kaotused, et siis see on, need on tema arust näiteks on treeneri kaotused, ma ei tea, palju Raplal neid olid, on ju, Raplal võib ei olnud, aga ma mõtlen üleüldiselt Eesti klubidel ka, et minu arust need 4-5, ütleme seal 3-7 punkti kaotusi, mulle tundub, et oli suht palju, et ongi see, et mingi koht, kus oleks pidanud tegema vahetus, oleks võtma time out'i, oleks pidanud nagu momentumit muutma vaata. Ei, seda kindlasti, et aga seda nagu võimatu on seda ette nagu võimatu on kõiki asju ette näha. Ei tõesti 100% nõus, aga mulle selles mõttes nagu jah, et see võib-olla ei olnud pigem mõeldud sellise halva tooniga, või pigem oligi, et tegelikult meil on kohti, kus nagu areneda ja ma olen suga täiesti nõus, et Raplale hindeks 4 hooaja mõttes on, et jällegi seesama, et Kirstordile ei tegelikult panemata on ju. Ja tegelikult suures pildis tegelikult, mis ilmselt teebki kõige rohkem, ma arvan, haiget ka ongi see, et nagu kõik kaardid olid, suures osas kaardid olid enda käes, et võtta Ogre ära, siis sa pead loomulikult lootma Veffile, kes lõpuks lisaajal Ventspilsi võitis ka, aga sa pead lootma nagu Veffile, aga lõpuks siis kahjuks Ogre vastu ikkagi ei hakanud hammas peale nii-öelda ja siis Ogre vastu kahjuks see kaotus tuli, aga jah, ma arvan tugev 4 hooajale jällegi hea tuumik, väga hästi leitud korvialune mängija McCreary, kes on väga asjalik ja ikka mulle ikka meeldib tal see vasaku käega on tal nii pehme nagu vise, et see, kuidas ta neid upitab sinna korvi, et see on ikka tõstab hästi neid linde sinna ja Eelmäe toomine, vahepeal liitus ju Kajupank on ju ja noored mängijad ka on esile nii-öelda astunud, et siin Ruubel, Kilk on täitnud mingeid minuteid ja vahepeal oli üldse päris hull, kus ju abitreener pidi ka vormi sellega tõstma. Et seal oli, täpselt, et seal oli täitsa ja see mul korra nagu tuli kohe, pirn tuli kohe põlema, et kuule siuke asi küll ka ju, et päris nagu jällegi päris huvitav hooaeg ikka selles mõttes. Eks kõigil ilmselt, ma nii Läti klubidega nii kursis ei ole, aga Eesti klubidel, kui siin juba just tuli see Rapla asi ka meelde, et neid virvarre siin eelmainitud Kalevil ja ka Tartul on, et neid ikkagi oli see hooaeg. Jah, et mulle tundus just, et TalTechil tegelikult oli suht stabiilne see hooaeg, et neil pigem ei olnud selliseid ulmelisi mingeid hullumeelseid muresid, et oli siin vahepeal, Post oli natukene vigane, eks neid väikseid asju ikka tuleb, aga siukest oligi mingid, kus neil oleks mingi 6 venda ainult mängus on, nagu Rapla oli,
pidid mängima lõpuks abitreener ka, et mõtle, et noh, tollel hetkel Chris Killing oleks tõmbanud vormi selga ei, jaa, et või Varrak või jaa, et aga lihtsalt selles suhtes jah, et eks oli raske hooaeg kindlasti. Et... jaa, aga suures pildis on. Okei, ja Eesti klubidest siis 5. Pärnu Sadam. Ma ei tea isegi nagu kust alustada. Ma arvan, et ma alustaks esiteks vist sellest, et peatreeneri vahetus tuli võib-olla natuke isegi liiga hilja. Ja kindlasti ilmselt see ukrainlase palkamine oli viga. Mulle tundub, sest tunduski, et meestel oli nagu mott maas, noh, ukrainlane tundus siuke, noh, tavakas nõuka ja treener vaata, et nagu trenni ja siis läksid mängule ja said 40-ga nagu koju vaata. Et väsitas siis nagu ära ja... Ma ei, no jah, võib olla ja mängisid Euroopat ka veel lisaks, et see kindlasti pani nagu lisa pitsri nii-öelda peale. Jah, sügisel siin vaatasingi nende Euroopa mänge ka. Jah, et siin vist üks võit saadi vist 6. Jah, et ega seal üks võit oli küll, ma ei tea mitmest mängust täpselt, aga üks võit minu meelest oli. Ei olnud midagi ulmeliselt nagu hiilata, aga samas väärt kogemus on ju iseenesest, see ei ole tegelikult nagu, ma arvan, see ei ole Pärnu tase, et noh, neil on ka olnud siin probleeme tegelikult vigastusega, just see nii-öelda nende siis selle hooaja korvialune jõud, nüüd see hooaeg tegelikult, nüüd rohkem see hooaeg väljakul ei tulegi, on ju, ja üleüldiselt jah, et aga noh, Pärnule ma arvestades ootusi, mis mul nagu hooaja alguses olid, või hooaja alguses ma arvan, et noh, et kindlasti jällegi ongi see sama, et samas kui nüüd peaks olema olukord, kus nad võtavad pronksi ära, on ju, siis on kõik korras, noh. Siis kedagi nagu see põhihooaeg lõpuks ei pane, aga kui me võtame põhiaja pealt ainult, siis 3 miinus minu jaoks on minu jaoks see hinne. Sa annaksid madalama? Ei, ma annaks ikkagi kõrge, ma annaks 3, päris nagu, noh, selles suhtes, et nad küll jäid siin play-offis, siis Eesti-Läti liigas jäid küll play-offist välja, aga noh, ma mõtlen seda, et see oleks saanud veel kehvemi minna, et nad jäid päris kaugele ka. Ei, seda küll, et no ma päris nagu täielikku katastroofi siit nagu ei näe, et kui oleks Keila Kuulbetel nendest ees olnud või mis oli tegelikult esimesel hooaja poole järel vägagi võimalik. Ja, et siis oleks täielikult lati alt nagu täiesti läbiminek, aga hetkel, et jah, koolipoisi 3 miinus, et selles suhtes jah, et ei olnud nagu kõige nagu parem ja no võib-olla jah, ongi lõpuks ongi see, et kui nad võtavadki siin maikuuks võtavad selle pronksi ära, siis nagu lõpuks noh, meil ei ole nagu siis no nagu jah, et see on praegu mõtleb pronksi, aga ega siin kõik on võimalik, et mine tea. No jah, kui me juba Eesti meistrikate korra mainime, siis ma arvan, et kulda on nagu väga raske. Ei no, ei aru saada, aga kunagi ei tea, et kust luuavarest sealt pauk tuleb. Jah, et saadakse nüüd 6 aega tehakse treeninglaagrit ja läheb minna. Okei, aga lähme siis Keila Kuulbeti juurde, nagu me ütlesime, kes siis viimati maitses siis enne siis Viimsiga mängu maitses siis võidurõõmu. Ma vaatasin teda mängu, oli äge andmine. Mõlemal oli ikka võiduisu jube suur ja Sutt siis otsustas ikkagi täitsa sellise ikkagi euroliigalise või NBA-lise sellise 300 ikka ära, et see jalgade vahel see väike step back ja silmade vahele. Et 3-ga võitsid tolle mängu Viimsil oli, korra mainime ära ka, et Viimsil oli päris valus nädal, et 2 mängu 3 punktiga, Veffilt saadi muidugi suuremalt, aga mõlemalt testimalt siis. Aga Kuulbeti koha pealt hooaeg algas ikka väga-väga hästi, et oldi ju 7. kohal poole hooaja peal. Jah. Ja oldi täitsa play-offis, et oldi siis Eesti paremuselt ju 3. klubi tollel hetkel. Tollel hetkel küll jah, aga lihtsalt need viimased mängud, ma ei tea, mitu kaotust nüüd oli siis 12 või 13 järjest. Jah, põhimõtteliselt midagi sihukest. Neil oli poole hooaja peale 7 võitu, hooaja teises pooles võitsid käinud selle 1 mängu minu arust. Okay. See on ka mu jaoks nagu, et hau vaata, aga täpselt, et kuidas on. Et nagu jah, et noh, siin kaotati ju Keila korvpallikoolile ja niimoodi, et siin ikka läks päris, no ütleme niimoodi, et läks täitsa ikkagi käest ära läks, jah. Et ja, aga noh, neil ka äraminekud on ju, Kasemets tegelikult saame ikkagi väga palju kõrgemale Leedu liigasse.
ja vigastused ka, et toodi küll see Kovaljov siis tagasi, kes vahepeal oli siis alustas hooaega Kalevis, aga seal ei saanud, aga siis Keila Kuulbetis siis ikkagi näitas väga kõvat mängu, tegi Eesti-Läti liiga esimese 2020 mängu, kõik sellised asjad, et oli ja siin oligi, et mingid mehed tõusid esile, et näiteks Sutt sai mingi hetk käe väga nagu kuumaks, on ju siin just hooaja lõpupoole ja niimoodi ka, et jah, aga see ongi nagu raske, sest hooaja alguses ma olekski neid umbes siia nagu pannud, aga hooaja keskel olid nagu ootused suuremad. Ma arvasin näiteks, et nad lõpetavad isegi Pärnust nagu eespool. Oleks arvanud, sest see vahe oli seal üpris, aga lõpuks ikkagi siis 3 võitu nagu vähem saadi. Aga jah, hindeks ma arvan, et kui nad oleks suutnud nagu natukenegi kõvema hooga jätkata, siis see võiks olla täitsa 4, aga ma ikkagi praegu paneks 3 neile minu silmis hooaja koha pealt, et siuke koolipoisi 3, said ainest läbi, aga oleks võinud paremini. No alati saab paremini, aga jah, ei, selles okei. Ma sinuga ikkagi ei nõustu, et ma panen 4, sellepärast, et nad on seal, kus meie arvasime, et nad on hooaja lõpus on ju siin, aga tegelikult nagu sa just mainisidki hooaja alguses ju oldi siin või keskosas umbes oldi isegi Tartust eespool, et poole hooaja peal oldi 7, siis oli juba Tartu tagasi ette läinud. Aga enne toda jah, aga ühesõnaga jah, et mina ikkagi jah, ma ei tea, see tundub jah, see uskumatu ikkagi need kaotused järjest. Ja mis me eelmine osaga rääkisime, et tegelikult ei olnud nagu pakid, mingi hetk oli probleem, kus anti viimasel veerandil, anti mäng ära, et me tõime siin seda Alba siis võrdlust Euroliiga vaatest, et nagu jah, aga jah, ma näen täitsa seda 4, et aga võib-olla mu endal on võib-olla see, et olid natuke mingi hetk suuremad juba ootused ka, et ja see jah, et sa ei suuda Eesti-Läti liigas nagu võtta põhimõtteliselt mingi 2,5 kuud, mitte ühtegi võitu on natuke jah, ka tõmbab seda hinnet jaoks alla nagu. Tegelikult ma ütlekski, et see oligi nende üldplaanis, see ongi kõige suurem miinus Keila Kuulbetil, selle hooaja minu silmis vähemalt, et see hullkaotuste jada oli, et kui selle oleks sealt poolgi jäänud, on ju. Oleks sealt vahepealt võtnudki mingi 2, oleks võtnud vahepealt sealt mingi 2-3 võitu kasvõi, siis oleks juba Pärnuga ühel pulgal vaata. Just, et poolt on natuke isegi palju palutud, aga lihtsalt jah, et selles suhtes lõppkokkuvõttes ikkagi jah, nagu ma ütlesin, on seal, kus nad on. Jah, et täpselt sellisel tasemel, kus me tegelikult arvasime, et nad on veel sellest kolmikust, kellest me rääkisime, TalTech, Rapla, Pärnu, sealt on nagu maas, aga samas nii-öelda Viimsi ja Keila korvpallikool, sealt nad on nagu kõrgemal. Et kui me lähemegi edasi siis Viimsi juurde, siis ma arvan Viimsi lihtsalt selle hooaja kõige suurem murekoht tuligi sealt, et kui Vaaks ära läks, siis nad lihtsalt ei suutnud teda asendada. Selles mõttes, et seal nagu, seal nagu mõned mehed nagu astusid esile, näiteks Kaspar Kuusma sai rohkem mänguaega, on ju, siis Rikberg sai rohkem visata, siis Hint on tegelikult kaitse mõttes väga hea, Paitsits tegelikult neil see nagu nii-öelda mees, et selles mõttes neil mehi oli, aga Vaaksi koha pealt ikkagi, et siukest täitsa nagu seda asendust nagu ei leitud. Jah, täitsa nõus, et aga arvestades, mis nagu Viimsi klubi nagu ma ütleks, mis nagu eesmärk neil on, mis nad praegu nagu võib-olla rohkem ongi, nende töö ongi rohkem suunatud noortele, on ju, et noored saaksid kõrgliiga võimaluse, saaksid mängida, et nad ei olegi, et see ei ole nii, nagu neil esimene hooaeg tuli, kus nad tulid ju kohe hõbedale, et kus need olid ju, neil oli Veidemann oli, Lips oli veel, siis oma isa käe all mängis, on ju. Ja neil oli seal jah neid mängumehi. Too oli ikka korralik sats, et esimesel hooajal tuldi kohe pauguga, aga praegu siis on seda asja nagu ümbervõis mängitud ja rohkem ongi see noortele suunatud see asi, mis on väga aus ja see annab väga head võimalusi nagu noortele meestele mängida ikkagi korralikult tasemel korvpalli ja ennast nagu pildile ka ja ma arvan, et mina paneks jah, Viimsile ma paneks hindeks isegi 4+. Ma 5 on natukene raske panna, kui sa võtad hooaja nagu lõikes 5 võitu, aga samas nagu 4+ ja nagu ja nad näitasid hambaid hästi palju, see sama viimane nädal, et nad näitasid hambaid Kuulbetile, näitasid hambaid Tartule eriti, mis oli nagu korralik, et ainult 3, on ju.
et siin oli mitmeid, Tartuga tuleb mul see hooaja keskne mäng ka meelde, kus nad olid terve aja olid mängus, et ma ei tea, kas Tartu võib-olla sobib neile vastasena, ma ei kujuta ette, aga kuidagi on meelde jäänud just, et näitasid hambaid ka suurtele ikkagi, et ei nii-öelda läksid fight ima sinna välja. Läksid võitlema jah, et no mina need 3 viimast siis ütleme Eesti omadest ongi need 2 Keilat ja Viimsid, et neile tead, raske on niisugust hinnangut anda, sest et ikkagi nad oma tegid ära, mina ütleks, et ma nagu jah, no samas sa ei saa neile päris mingid 5+ ka panna, kuigi nagu omad tegid ära, et no see ongi siuke 4 vaata, et noh, et mõned vastused olid valed kontrolli. Jaa, muidugi. Aga ei, jaa, et mu jaoks jah, Viimsi 4, aga jah, et siis viimasena Keila korvpallikool hooaeg algas rabedalt, olid vist 1 võidu peal, mis saadi, vist oli ka Läti ülikooli vastu, võin eksida, või oli Viimsi, võin eksida praegu, mälu võib veits alt vedada, aga igastahes hooaja lõpuks siis võeti 3 võitu, võeti Läti ülikoolilt, võeti Keila Kuulbett ära, El Clasico Eesti El Clasico ja niimoodi ja noh, nende poolt ka esiteks kõigepealt see scouting, et see Jones saadi endale sinna tagaliini, aga müts maha selle ees, et see oli ikka leid, et see mees siin pani sinna jääb. Ei, seda kindlasti mitte, aga see mees ikkagi pani siin ju, tegi kolmiktuubli, pani siin ikka keskmiselt siuke, ma ütleks mul praegu numbrit ei ole, aga minu arust üle 20 punkti mängus nendes mängudes, mis ta mängis ja pidevalt siin mingi 9 lauda, 7 söötu, mingid sellised statline'id pidevalt oli nagu tegi ära, et ma jah, kindlasti ma olen täiesti 100% nõus seal ta jätka. Keilast ta jätka, ta ennast piisavalt pildile mängida, kas või Eestis kuskil suuremas, miks mõtte Tartu või Kalev võiksid ta nagu ära napsata, on ju. Aga tegelikult ausalt Keilale ka, korvpallikoolile just, ma isegi paneks indeks 4+, isegi natuke mõtlen 5-, sest hooaja alguses nagu tegelikult oli see kartus, et meie panime eesmärgiks, et Läti ülikoolile võiks ikkagi ära teha, on ju, seda nad ka tegid. Läti ülikool oleks tegelikult 2 võidu peal, kui Tartu ei oleks nii-öelda komistanud. Ära käkkinud. Aga et oleks seal see vahe suurem, et tegelikult praegu 4 võitu, lõpuks on tegelikult see, et vahet ei ole, kuidas sa selle võidu saad, kui sa saad võidu, siis saad võitnud. Muidugi. Aga ma arvan jah, et arvestades kõike ja et see tiim saadi põhimõtteliselt pandi mingi 2 kuuga kokku, et seal Haller, Sven Kaldre on ju, noored mehed samamoodi seal saavad mängida. Et selle koha pealt tegelikult ma arvan, et kokkuvõttes võib öelda, et nende seisust ma arvan oli, ma ei tea, kas just nagu edukas on õige öelda, aga jah, jällegi nagu hea hooaeg, 4+5-. Mina ütleks, et oli ikka edukas, sest sa võtad ära Derbi, eks ole, sa võtad ära enda lähima rivaali Läti ülikool või selle, kellega siin ilmselt võrreldi ja sa tegelikult ei oleks isegi, ei olnud kaugel tegelikult, et Viimsi isegi. Jah, et mina ütlen ausalt, et ma panen 5-. Et see nagu puutult juba selle pärast, et nad, nagu sa ise ka mainisid, et siin mingi 2 kuud enne pandi alles koosseisu kokku või mis seal oli, et ja igasugused see, et nad kodusaalis mängida ei saa. Pidid Raplaga mängida, alles hiljuti oli Rakveres on ju ja mingid sellised teemad. Et need sõidud ja asjad ja kõik, et ma küll ütlen, et nagu müts maha, et see on tegelikult kõik arvesse võttes, kui sa võtadki nagu kõiki arvesse, siis jah, et võib-olla isegi jah, et ma isiklikult olekski arvanud, et Keila ja Läti nagu Läti ülikool, Keila korvpallikool, Läti ülikool jagavadki omavahel mingid võidud ära vaata. Aga jah, see Keila, see esiteks et see oskus tuua see Jones endale tiimi, meil oli veel neid võõrleegionäre, Timma näiteks ja ei, mina jah, täitsa rahul. Aga jah, et see, et tuua just tema, et ta oli ikka mängumuutja ja ta on mängumees ka, et selle koha pealt küll. Aga siit tekibki ju suurem küsimus, mis on viimastel päevadel olnud väga suur arutelu ka Eesti korvpalli kogukonnas tegelikult, et kui me võtamegi seda nüüd play-offi, et tegelikult ja võtame 15 tiimi, 7 tiimi jääb play-offist välja ja nendest 6 tiimi, kes välja jäävad, on Eesti tiimid. Ja ainult 2 Eesti tiimi jõuab, siis tekib küsimus ja see on iseenesest õigustatud küsimus, et kas nagu üldse Läti klubi korvpallil läheb nagu meid vaja. Mis sa arvad? No ma ei tea,
mida lätlased arvavad või mõtlevad, aga meil neid, ma arvan, on kindlasti vaja, sest et see supp oleks muidu väga lahja siin, ma arvan, et noh, ikkagi sa saadki mängida Riia Vehviga ja kes siin veel on, need Ogred ja kõik need suuremad Läti klubid, et mina nagu täielikult pooldan, et Eesti klubide mõttes siis, et jääks ikkagi see liiga selliseks, nagu ta on. Muidugi võiks muuta kahtlemata seda, et nüüd need tiimid, kes välja jäid, et see kuuajane paus või mis 3-4 nädalat, mis siin sisse tuleb, et noh, võiks sinna mingi väikse karika panna, et saaks Eesti klubid või need, kes siis välja jäävad nagu maha mängida jälle, et nad teevadki siin trenni ja treeningist mänge on kokku lepitud. Mingid laagreid võis olla ja noh, Rapla näiteks pani Treetsi siis postituse, et plaanivad mingid treeninglaagrid teha, et nagu võiks vormi koguda on uuesti. Et võiks, minu mõttes võiks nagu see ka olla, et mingi motivatsioon nagu suurem kui lihtsalt sõprusmängud või teiselt kohalt üks kommentaar, mis ma nägin ja see on siuke kurat õla peal, ütleb nendele tiimidele, kes noh, Varrak näiteks oli väga kuri, oligi see sama, mis sa ütlesid, et 6 aega pausi vaata, et noh, see on jama, on ju, väike nagu siuke kurat õla peal ütleb, et või saatan õla peal on vist see õige ütlus, tegelikult on ju see Inesla. No okei, aga see saatan õla peal ütleb, et aga jõua siis 8 parem hulka. No muidugi, jah, see on alati, aga lihtsalt ja aga selles mõttes see paus on kindlasti liiga pikk, ja see noh, et kuna see Final Four nüüd kaotatigi ära, siis see paus venibki ka pikemaks ja siis Final Fouris tegelikult sul on põhimõtteliselt 2 mängu, 1 nädalavahetus, 2 mängu done on ju, aga nüüd sul on nagu seeria vaata, nagu poolt nagu niimoodi. Et jaa, ma olen sellega nõus. Iseenesest noh, praegusel hetkel oleks tegelikult variant siuke, üks variant, kui nagu need meeskonnad, kes siis nii-öelda jäid välja, meil Eestis jäid 6 meeskonda välja, on ju 2 ja edasi. Üks variant oleks teha niimoodi, et Tartu ja siis Kalev saavad otse poolfinaali. Ja siin põhimõtteliselt tehagi nende 6 meeskonna vahel kõigepealt teha niimoodi siis, et TalTech ja Alexela saavad nagu nii-öelda sellel miniturniiril saavad poolfinaali otse ja siis Pärnu Sadam mängib Keilaga korvpallikooliga, Kuulbet mängib Viimsiga, nemad nii-öelda teised poolfinaalid ja siis TalTech Rapla vastu lähevad siis need võitjad ja kes siis noodseeriad võidavad, lähevad siis Tartu ja Kalevi vastu nagu Eesti kõige poolfinaali. Okay. Praegu me saame nii teha, aga kui näiteks järgmine hooaeg meil, ma ei tea, peakski tulema niimoodi, et meil saab 3-4 meeskonda näiteks play-offi, siis jällegi see asi ei tööta. No seda küll. Kuna see nagu tabel on nii, selles mõttes nii nagu arvamatu, vaata täpselt, et sa ei saa nagu niimoodi neid muudatusi teha, et praegu see on niimoodi üles ehitatud ja selles mõttes nagu ma arvan ikkagi, et praegu on õige, ma pigem ise eelistaks ka ikkagi Final Fouri süsteemi, sellepärast, et see muurust on ka põnevam, muurust Euroliiga näitab seda väga hästi, et see on väga-väga põnev. Sest et ongi üks mäng, kus ma ei tea, noh, tõomegi näite, et Tartu läheb näiteks VEF-iga vastamisi, on ju, ja Tartul on väga hea viskepäev ja võtavadki ära, vaata, ja jõuavadki finaali, on ju. Et noh, ma ütleks siuke 8 korral 10 ilmselt suurem osa inimesi valiks VEF-i, kui VEF Tartu nagu näidet toome. Aga võib vabalt olla need 2 mängu, et üks satubki Final Fouri peale, kus Tartul on siuke hea viskepäev, hea kaitses, VEF-il ei lähe kõik asjad, palli kaotusi mingi palju, mis iganes. Need faktorid on nii palju. Aga võib-olla jah, et ma arvan, et ma ütleks niimoodi ka veel, et Läti klubidel on tegelikult ikkagi meid ka vaja, sellepärast, et kui sa mõtled, et nendel on tegelikult 7 klubi praegu, siis nagu 7-kesi see nagu liiga hooaja mängimine läheks nagu väga lahjaks, et kas sa peaksid nagu aasta jooksul mängiksid mingi 3 korda omavahel läbi. Seda küll. Et ma arvan, et praegu on vaja ja ma arvan, et praegu see suhe on ikkagi siuke, et meil on ilmselt Lätit rohkem vaja, kui neil on meid. Pigem just selle taseme mõttes, et kui me vaatame ka, et noh, Läti korvpallikoondis kasvõi, et kuidas nad on siin murdnud ikkagi MM-il 5 hulka, on ju. Hispaaniat viimati võideti päris kõvasti. Et Läti korvpall on ikka väga suurel kasvu ja tõusu joonel nii-öelda. Et siis ma arvan küll, et meil mõlemal on ühesõnaga ma arvan, see on siuke käsi peseb kätt olukord praegu, et ma arvan ka, et Vorsti vastu. Jah, täpselt.
Spordid sulle, raha mulle. Ei, täitsa nõus, et aga lihtsalt jah, et see... Ma arvan, et see on veits nagu ka, selles mõttes on, et ma olen täiesti nõus, et mõndade kommentaaridega, et veits on nagu üles puhutud natuke see teema, et kas lätlastel on meid vaja, on ju. Ja mõtlesin, ma küsin sult, mis sa arvad, on ju, ma olen suga nõus, et nagu see on niisugune käsi pesub kätt olukord ja et mõlemal on vaja mõlemat praegu selleks, et nagu tase oleks nii kõva, sest ongi, et Läti meeskonnad lõpuks ongi see, et nagu nad võivad omavahel mängida, aga samas siin sa saad jällegi väga kõvasid mänge Tartu vastu, Kalev Cramo vastu ilmselgelt on ju, ja tegelikult TalTech ja Rapla ka siin võtsid ikkagi, TalTech kas või võttis siin Valmera vahepeal ära ikkagi ja päris hästi mängitud on ju, et selles mõttes ikkagi ma arvan, et keskmine tase on suht hea, et lihtsalt nüüd tuleks neid tagumisi veel natuke järele aidata selle koha pealt, et see tase veel nagu kõvem oleks. Aga selle koha pealt meil on hästi. Okei, aga see oli siis Eesti-Läti ja Eesti-Läti liigas siis hakkavad, nagu me ütlesime, see nädalavahetus siis hakkavad veerandfinaalid pihta. Esimene Riia ja siis Ventspils, Riia VEF Ventspilsiga, ma arvan, üpriski, ma arvan, mõlemad ilmselt, et VEF saab sealt edasi. Ventspilsil, juba Ventspilsiga just mängisid, tegelikult Ventspils suutis lisaajale selle asja viia isegi, aga ma kardan, et VEF nüüd paneb mingi uue käigu sisse. Muidugi, et tegu on ikkagi siin play-offidega, et siin on ja siis Ogre ja Valmiera lähevad oma vahel vastamisi, ma arvan, et seal on eelis Ogrel, koduväljaku eelis just mängib rolli, et ma arvan, et Ogrel on see eelis ja ma arvan, nemad jõuavad poolfinaali VEF-i vastu. Ja siis teisel tabeli poolel on Cramo Liepaja, Cramo ma arvan 2-0, ma loodan vähemalt ja arvan ka. Ja siis Selli ja Tartu Ülikool, mis on kõige raskem, aga ma kardan, et Selli võtab ära. Ma ise arvan, et Tartu suudab ennast häälestada niimoodi, et see asi läheb 3 mänguni, aga siin tulebki see koduväljaku eelismängu. Et Selli võtab kodus 2 mängu ära ja Tartu võtab selle 1 mängu kodus. Et ma arvan, et see läheb 3 mänguni ja ma kahjuks kardan küll, et Selli nagu pääseb edasi. Ma arvan, et see on kõige põnevam pingelisem, et täitsa nõus. Ogre ja Valmera ka, aga kuna me ei ole nagu nii Ogre ja Valmera tegemistega nii nagu kursis, aga Valmera poole pealt just, et need viimased mängud ka, et see TalTechile kaotatud mäng näiteks, ei süsti väga enesekindlust, samas Tartule pandi jällegi suht korralik nagu Koslep on ju, et aga pigem kaldun seal Ogre poole, aga jah, Selli ja Ülikooli vahel ma kardan, et Selli ikkagi, aga ma arvan, et Tartu ikkagi suudab sellest põneva lahingu teha, ma arvan, et nad tulevad sellest väiksest august välja, et see oli võib-olla väike siuke äratus, et võib-olla väike raputus, võib-olla oli vaja seda enne nagu play-offi. Loodame parimat, jah, aga lähme, aga jah, et siis juba nädalavahetusel saab play-off korvpallile kaasa hakata elama Eesti-Läti rindel. Aga okei, lähme siis Euroliiga juurde. Euroliigas oli üks väga põnev voor. Kas just üks, et minu meelest on see terve hooaeg kõik siin suht põnevad, aga lihtsalt järjekordne pigem, üks väga põnev voor. Siin on ikka uskumatu asi see Euroliiga minu meelest ja üli hea, et siuke asi kunagi loodi. Jah, täpselt, ja loodame, et jätkub samamoodi ja võib-olla natuke laiendame, aga mingid ei teha mingid lollotsuseid, ütleme siis niimoodi. Aga lähme siis minema. Esimene mäng oli 13 märts ja vastamisi läksid siis Fenerbahce ja Asvel. Fenerbahce võttis oma, nagu me arvasime, kuigi jäi ainult 10 punktiga. Ja Baldwin tõesti on veidike üles ärganud, et temalt 15 punkti, 6 söötu 4 lauda, on ju. Pirr oli 20, et väga hästi mängis. Et oli suht meeskondlik ka, et McCollum 10, Colson 10, Mellis on Lee 9, Hayes Davis 8, siin põhimõtteliselt oli 3 meest olid 9 peal, 3 meest olid 8 peal, Biberovic pani 6, et väga meeskondlik tegutsemine. Muidugi Asvelil, muidugi see Mäledon on puudu oma sõrmevigastusega, et see pani Pitsri on kindlasti peale pannud, aga... Jah, ma isegi natuke imestan, et Fenerbahce ainult 10 võitis selle, et ikkagi Asvelil on puudu staari. Jah, aga kui sa vaatadki, siis esiteks Laverne, kõva mäng, 20 punkti, 9 lauda ja Decolo, 2 tuubel, 13 punkti, 11 söötu, 6 lauda. Et temalt poolt väga hea mängisid Sako ja Robertson ka veel natuke toetasid, et tegelikult on see olukord, kus siis need mehed, kes võib-olla ei ole olnud alati kõige esimesed valikud, siis nüüd nad siis
teevad nagu neid, saavad rohkem palli. Jah, võeti vastutus nagu rohkem enda peale, et kuna mäletan puudu oli, et aga Fenerbahce jah, siis ikkagi nagu arvata oli oma võttis. Ja järgmine mäng siis... väga põnev mäng. Vaatasin isegi veidikene seda, et... Läks ikkagi lõpu peale. Läks lõpu peale ja muidugi peab kohe ära mainima, et Svestale ka suur kaotus, Polomboi sai vigastada. 3-6 nädalat vist oli. Jah, et siin on ikkagi jama majas neil nüüd, ütleme niimoodi. Ja nüüd, kui uue vooru mängu ka võtta, siis minu arust ei saa Petrushev ka toda mängu mängida, sest see on siis Olümpiakose vastu, sinna me jõuame ka. Aga jah, et siis jah, et Polomboi suur kaotus ja lõpus siis jah, et vabavisetega siis Mirotic siis otsustas selle asja ära. Et tema oli ka nii-öelda tiimi parim mäng. No, kui sa siin ütlesid, et Mirotic vabavisetega asja ära otsustas, siis ka Svesta poole pealt Petrushev viskas vabaviskeid päris korralikult mööda, aga lõpus vaatasin seda mängu. 11-5. Jep, et ma räägin, et siin oligi vabavisete mäng, on ju. No ja 30-20 on ikka päris kehva, et 66,7%, kui Armanil oli 82%. Jah, et selles... Et suht võrdselt tegid, aga Armani pani ka 3 tükki rohkem sisse. Just, et sinna ma tassingi jõuda, et see oli jah, ma vaatasin seda lõppu. Korvpall on lihtne mäng tegelikult. Viska ainult sisse, on ju. Ja vabavise peaks olema kõige lihtsam element. No, aga... nimi on ka vabavise. Aga ühesõnaga nii see läks, et oli väga pingeline siin vahepeal küll, kas oli minu meelest Svesta, kes siit väikse edu sisse sai. No ma ise seda mängu ei näinud, ma ei oska ma natukene vaatasin, sest et ma räägin, et siin on jälle see Euroliiga viga minu meelest, või mitte viga, aga jama on lihtsalt see, et teatud mängud on samal ajal, on ju. Ei jõua jälgida kõik, aga saalid ja kõik asja, ei ole midagi teha. Selle koha pealt küll. Aga ei jah, vastupidi, eksin, et Milan oli eespool, aga jah, nii see mäng läks ühesõnaga. Jah, aga lähme siis järgmise mängu juurde, jõuame omadega Leetu, kus siis Kaunases Algeris võõrustas Pariisi. No see oli mäng, noh. Ja Pariis oli 20 ees ja siis otsustasid, et kuulge me ei viitsi ikka ja lõpuks siis kaotasid 2, aga mina siis arvasin, et Pariis võidab selle mängu. Ja kui ma läksin, siis vaatasin seda box-skoori vahepeal, siis ma olin üpris enesekindel, et siit tulebki võita ja kõik on hästi ja tore. Ja siis lõpuks läks ikkagi käest ära ja Algeris näitas sisu, et selle koha peal... Jah, selles suhtes, et minu meelest Pariisil ei ole see vist... Kas nad Olümpiakos vastu olid ise 20 taga tulid välja või oli ikka samamoodi? Ei, Olümpiakos oli taga. Sa mõtled seda esimest mängu. Nad olid, Olümpiakos oli 20 taga ja siis tulid järgi, aga siis Pariis ikkagi võttis ära selle mängu. Okei, no siin mängus läks nüüd teistmoodi, et vaatasin just seda 3. veerandaega. No täitsa kohutav, noh. No see oli ikka uskumatu. Ma ei teagi isegi, mida rääkida, et ühesõnaga Žalgiris hakkas kõvasti kotti ajama, kaitses palju agressiivsem ja Pariis lihtsalt kuidagi minu jaoks tulid loiult 3. peale ja pärast sinna mängumootorisse, siis ma mõtlen just 3. uuesti nagu käima saada ennast, oli väga raske neil. Et seda oli näha, et Žalgiris kodus ka, on ju, et Kieri võib-olla riietusruumis. Jah, et tean isegi ühte enda tuttavat, kellel oli, või noh, kes vaatamas seda mängu, istus Pariisi pingi taga täpselt, nii et kõva elamus kindlasti talle. Väga kõva elamus. Aga jah, et see niimoodi läks see mäng, et see oli tõesti, see kolmas oli ikka täitsa kohta. Kolmas oli see pöördepunkt ja ma vaatasin ka, et ja noh, selles mõttes Francisco, kuigi ei olnud kõige parem võibolla viskepäev, siis 15 punkti, 6 lauda, 8 söötu, et oli igal pool olemas. Ja Prasteikis siis tegelikult on üles ärganud siin viimastes voorudes, et seekord ka 16 punkti ja visked täitsa 12-7, täitsa korralik protsent on ju. Et noh, ühtegi söötu ja lauapalli ega midagi muud ei teinud, aga noh, põhimõtteliselt, aga selles mõttes noh, ta ongi siuke skoorimees rohkem, et noh, aga kui ta ennast käima saab, siis ta ikkagi hakkab tulema. Ja muidugi Pirutis on ju, et kes tegi ka ikkagi. Jah, lõvikonservi söönud, mõni mees toitis enne. Ei, mina ei toitnud. Lusikaga äkki väike lennuk läks. Ei. No teades Pariisi nagu just kaitse laudasi, noh, ma võtsingi tegelikult
sinna me jõuame, aga ühesõnaga jah, et see Venerbatsi vastu see kaitselaudade teema lihtsalt ütleb nii mõndagi, et ja täpselt, ja no Pariisi poole pealt ikkagi shorts nagu viskepäev oli päris kohutav, et 18-6, 33 võrreldes eilsega. Jah, kui me eilse peale ja 5 palli kaotust tegi ka, et see oli ikkagi tema poolt päris kehv mäng. Hiffi 10-st 5 visked, 3-st 7-st 5, et noh, tema tegi suht oma ära tegelikult. Ja Jantunen siis on nüüd viimasel ajal püssi paukuma saanud uuesti, et temalt ka 17 punkti ja 3-st 5-st 3 ja 2-st 4-st 4. Just. Et temalt nagu väga-väga hea mäng, aga sellest ei piisanud jah, et Žalgiris siis ikkagi võttis ära kodusaalis selle asja. Aga lähme nüüd järgmise juurde. Ma võtan nüüd enda peale selle, sest et Egert, kohe esimene küsimus. Alba Baskonia. No mis emotsioonid olid? Ei, tegelikult väga kõva oli. Räägid nagu päriselt väga kõva. Ma arvan, et esimeseks Euroliiga mänguks oli nagu selles mõttes hea kogemus, sellepärast, et ta oli... Mida siis laivis vaatama minna? Mida laivis vaatama minna, jah, sest see oli siuke väga korralik saal, räigelt korralik areen, väga norm, mingid hinnad ei olnud ulmeliselt nagu, ma mõtlen just mingid, no okei, vesi oli nagu 5 euro, aga kui ma hakkasingi mõtlema, et nagu Tartu Ülikooli mängul näiteks vesi on 3 euri, siis tegelikult ei ole nii suur vahe. Võtsin endale mingi ühe Fanta, oli mingi 5 euri. Et selles mõttes hinnad ei olnud ka midagi halba, istmekohad olid räigelt mugavad, räigelt hea oli istuda. Ma olin kohe nii-öelda üle tee põhimõtteliselt Baskoniast, on ja siis noh, kui sul see tuttavistus Žalgiris nagu selle Pariisi pingil, siis mina istusin nagu vastas siis istusin ja vaatasin Raiestele silma seal pingil. Okei, näi oljaks. Aga jaa, et ja kuigi ma ütleks, et saal oli siuke 30% tegelikult tühi, sest ikkagi tegelikult väga-väga suur saal, 30% oli tühi, siis atmosfäär oli ikka nagu reitsilt kõva, et nagu need ultrad seal, kes seal Albal on, et need ikka möllasid räigelt ja nagu räigelt pull oli ja seal kõik inimesed ka reaalselt, meie kõrval ka istuvad inimesed, vaata nagu igale kohal olid need plaksud, mida sa saad ise voltida, vaata. Ja siis kõik möllasid nendega seal ja kõik karjusid, kui Baskonia vabavissetel oli, et kõik oli mööda, noh ma ise nagu pigem, noh kuna mul Lasso oli ka Fantasys peatreener, ma ise ikkagi ja noh ikkagi Eesti nagu see sinimustvalged prillid ka, siis ma ikkagi olin Baskonia poolt, et oli veits veider seal, aga selles mõttes oli kõva näha. Ja noh, kui me mängu juurde ise läheme, siis nagu koha peal on ikkagi see, et sa näed asju, mida sa vahepeal teleri pildist ei näe. Ehk siis esiteks see, kuidas Lasso nagu mingi ringi tatsab ja nagu mingi möliseb ja mingi seletab, aga samas ta ühtegi muudatust mänguplaani sisse ei vii. Täiesti nagu pointless, esiteks. Teiseks, Moneke ei taha Baskonias olla, selle venna kehakeel on täielikult muutunud, see vend kõnnib pea norus, tal ei ole mitte mingit energiat, tal ei ole mitte mingit viitsimist, tal ei ole mitte mingit tahtmist. Ta lihtsalt, sa räägid, kuidas ta läks lay-up'i, ta ei saanud viga, ta hukkus maha ja tal läks 25 sekki pumpst aeg, et nagu püsti üldse saada ennast. Ta ei viitsinud seal olla. Ainukesed 3 meest, kes mulle nagu positiivselt silma jäid, oli Rogopoulos, kes on üldse see hooaeg olnud mõnus kõige stabiilsem Baskonia mängumees. Et tal on ise hea, ta läheb laud, ta näeb vaeva, hea mängu tegi tegelikult Jopp, kellelt ma pole ammu sellist mängu näinud, et ta oli agressiivne, läks mitmeid kordi pealt panema, kus Alba tegi vea. Hooliga, kas ta sai mingid vead täis või? Ei saanud Hooli, ma ei tea, miks ta mängitas seda nii vähe, aga Hool oli ka suht loid selles mõttes. Aga Diop oli agressiivne, kaitses sai tegelikult päris hästi Vetseliga hakkama ja seal McCormackiga ka. McCormack sai tegelikult ka väikse vigastuse, et ma ei teagi, kas ta terve nüüd on, et ta seal lonkas vahepeal. Ja Diop oli agressiivne, võttis lauda ja lendas ka nii-öelda oligi, et kui sai söödu, siis läks kohe ikkagi ka pealt panema nagu. Et ei olnud mingit nagu siukest, ma ütleks, munemist. Okei, ühesõnaga Alba ka oli ikkagi tahtmist täis. Jaa, no uus peatreener. Et see vahetus tuli veidikene üllatusena isegi. Mitte isegi, ma arvasin, et nad on selle peatreeneriga lõpuni. Aga tõid siis nii-öelda varem Shortsi ja vist Kotsarit treeninud treeneri Pedro. Ma ei mäleta, mis ta nimi oli. Kohe ütlen sulle, Pedro on eesnimi kastas. Pedro Galles siis. Et jaa, aga Alba jah, väga tahtmist täis, publik oli taga, kuigi noh, nagu ma ütlesin, tegelikult nagu publikud oligi mingi Baskonia, põhimõtteliselt Baskonia fänne oligi mingi, vist oli 2 rida seal Baskonia pingi taga, mingi 8 tükki, mingi 8 inimest oli, väga nagu rohkem ei olnud.
aga ma ikkagi olen natukene pahane nüüd Baskonia peale, et nad selle mängu kaotasid. Sellepärast, et nad eelmisel nädalal ju Žalgirist võitsid. Et jah, et nagu selles mõttes, et Žalgirisel oleks, praegu ongi ka võimalus veel jõuda play-in'i, kuigi see on... Ja selle Pariisi võiduga, kuigi ma nagu isiklikult olen pigem nad ikkagi, ma ei tahaks öelda maha kannud, aga ma näen, et see on väga raske ülesanne. Aga lihtsalt ma tahangi sinna jõuda, et see Baskonia ka, et ma ei mäleta, kas ma seda lõppu või kuskil midagi natukene paari minutit vaatasin, siis nagu mulle ka tundus, et Baskonia nagu ei tahtnud. Ja siis mul oligi nagu ajaski veits nagu närvi, et me siin oleme ka Žalgirise poolt, eks ole, kõik need Eesti korvpallifännid, et Žalgirise vastu just vastupidi, just mäng jooksis tahtis. Ma ei tea, kas oligi koduväljak võib-olla, et publik oli taga, ma ei kujuta ette, mis seal olla võis, aga nagu... Aga ühesõnaga jah, et väga raske või nagu süke... Ja nagu, ja mis ma veel välja toon, mis ma nagu tähele panin ja mis oligi Lasso mingi tõi välja ka, et Howard on kaitses arenenud. No sorry, ma ei näe seda. See Hermanson, iga kord, kui ta otsis hakkas siuke 10 sekundi peale hakkas mõtlema, et okei, mis me nüüd teeme. Kutsus endale kattesse mehe, kes kattis Howardit, sai sealt vahetuse ja tegi Howardi vastu 1-1 ära. Kui Howard võttis seda Matt Thoomast, kes oli siis üleplatsi mees minu arust 21 punktiga. Jah, oli küll. 21 punktiga. Siis see vend lihtsalt jooksis kattete pealt maha. Howard ei jõudnud talle järgi mitte midagi aru. Täiesti lihtsalt nagu kuskil ei kusagi maal lihtsalt vaata, mul on tore, ma lähen viskan peale, viskan 9-2 ja lähen koju ära, vaata. Samamoodi jumala loll ja 3, nagu ikka läks mingi päästma vahepeal. Ja ma tooks 3. mees ka, kelle ma veel tegelikult välja tooks positiivse poole pealt ja kes, ta ei ole viimased voorud ja tegelikult üldse viimased paar kui peale vigastust, ei ole ta hästi mänginud. Küll aga minu jaoks ta näitas kapteni omadusi, oli Sedekerskis. Ja ma nägin ka, kuidas Sedekerskis pidevalt utsitas mehi, et davai, läheb, on ju. Saame hakkama, tegelikult ei ole seis midagi nii hull, oli pingil, möllas, on ju. Et kapteni omadused kohad, kus näha, et tema ei ole rahul ka selle mänguga, mis Baskonia näitas. Ja mis on, et Baskonia tiim vajab väga suurt remonti. Kindlasti seal tuleb suurem osa ära vahetada. Minu arust ongi Moneke leping peaks see aasta läbi saama. Minu pärast laske tal nagu minna, sellepärast, et reaalselt see mees ei taha seal olla. See keha keelest oli nii näha. Ta esimese veerandiga pani vist äkki mingi 10 punkti ja lõpetas 11 peal. Ja tal oli keha keelest näha, ta ei tahtnud. Howard, ma ei tea, mis isegi temaga teha, et nagu... ma ei kujuta isegi ette, on ju. Luvavo Gabaro hoidis tegelikult suht hästi teravust, et ta võttis ainult 3 viset, pani 2-3 nendest kotti, aga vabakaid see väga palju. Ja ongi Rogovapoulus ja tegelikult Jopp on päris noor mees, et tema võiks olla sealt. Ja Hall oli tõesti kuidagi tuim, et ta sai 15 minutit. Aga oligi, et Jopp mängis ta lihtsalt pingile, seal ei olnud isegi mitte mingit muud vahet, et Jopp 13 punkti 8 lauda, et 5 ründest, et ta oli üks nendest meestest ka, kes nagu tahtis, et näha oli, et ta tahab mängida. Ja muu arust oli veider, et kaitse poole pealt just, et ta ei kasutanud ju, see Savkovi ma jätaks välja, muu arust ta aga ei platseeru sinna. Aga sul oli kaitse poolest, tegelikult sul vahepeal ikka rebenes retsid ja sa lased endale 97 punkti panna. Ja sul ei saa Howard, kaitses mitte midagi aru. Kasuta Jaramassi, kasuta Raiest, et proovi. Me isegi praegu olegi sinimust valgete prillide läbi, praegu nagu Baskonia prillide läbi just see, et nagu Jaramas tegelikult on päris korralik kaitsemängija. Jaa, ma kuskil korvpalligrupis isegi nägin tukest teemavüsitust, et ega Lasso ei olegi tegelikult Euroliiga tasemega treener, vähemalt tundub. Kui sa mõtled, et... Kui sa mõtled eelmisooaja Bayerni nagu seda ka, et siis nagu, jah. Et nagu, kui sa võtadki Realiga nagu, tal olid väga hea sats käes. Tal oli väga hea tuumik, ja Bayerniga ei tulnud tal ka asjad. Aru saada, aga sa ei saagi... Too ei olnud, aga samas vaatad, et suht sama tiim minu arust, mis oli eelmine aasta, mida Herbert selle tiimiga nagu teeb vaata. Just, et ja nüüd ka Baskonia, et ma ei tea. Baskoniaga minu arust ongi kõige veidram see, et ta seletab ja ta möliseb ja ta karjub. Aga ta ei muuda mitte midagi, ta jätab samad mehed väljakule, ta lihtsalt teeb kõvemat häält natukene seal Howardi või kellegi peale ja siis ta laseb sellel asjal samamoodi edasi minna. Ja siis ongi nagu see, et nagu sul ei ole pointi karjada ju. Et nagu mõttetu ju. Selles mõttes, et kui sa ei tee mingi muudatusi, aga Alba poole pealt, ma tahaks Albat kiita tegelikult,
et üks mäng, kus suudeti siis tegelikult teine poolaeg nagu enda kasuks pöörata, teist poolaega mängiti väga-väga hästi, et noh, poolaeg võideti 4-ga, aga siis viimased 2 veerandit ka võideti siis nii-öelda 2 ja 1 punktiga, et mängiti väga-väga hästi. Matt Thomas, nagu ma ütlesin, katete pealt liikumised, kõik need väga hästi viskas, Hermanson võttis väga palju enda peale, neil see uus mees Baker tegelikult, et noh, et 3 olid küll 7-2, aga 12 punkti 7 lauda ikkagi, et väga-väga hästi mängis. Ja Procida ja Vetsel ka, et siin ja üleüldiselt ja minu arust üks nagu jokkerid oli tegelikult Tilo, kes mul vahepeal Fantasy's ka olnud. Et tema tuli mängu ja sai seal mingid, võttis 2 lauda, mõlemad olid ründest, tõi 8 punkti korvi alt 12 minutiga väga kiirelt, et ta tõi väga kiire nagu muutuse mängu, et selle koha pealt temalt ka hea mäng, aga jah, et Albale kiitus, et näha oli, et mehed tahtsid ja tundub, et uus peatreener häälestas asjad nagu õigesti, et said asja jooksma. Ei, väga hea, et vähemalt siis hooaja lõpupoole hakkab midagi muutuma ka positiivselt neile. Jah, et aga nüüd tuleks see plaanima hakata, et millist Euroliiga mängu järgmisena vaatama minna, et nüüd oled maitse suur saanud, no Leetu tuleb ikka minna jah, et aga jah, et see Alba nagu üldse jah, see, et tegelikult ikkagi retsilt äge kogemus nagu selles mõttes ka, et oligi, et saal oli ikka korralikult täis ja ikkagi, saal oligi see, et saal oli tundus nagu, et on korralikult täis, aga ikka vaatasid kismeid ja mingi 30% oli nagu tühi. Aga nagu ikka oligi see, et kuna rahvas tegi sükest möllu ja värki, et siis nagu ikkagi tundus nagu oligi nagu korralik publik oli taga. Et väga-väga äge. Kindlasti, kui siin Albal veel nagu hakkab paremini minema, siis ma kindlasti soovitan Berliini mängu minna, et saal on väga hea asukoha peal, väga lihtne leida, väga lihtne kohale saada sinna nagu metrooga. Ja üldse seal nagu see sisse minemine ja kõik ka väga nagu lihtsalt nagu üles ehitatud, et väga-väga loogiliselt ja nagu sakslased ikka vaata, väga loogiliselt tehtud. Aga okei, lähme siis 2 viimase mängu juurde, esiteks siis ma ütleks üllatus kindlasti, eks siis Maccabi Tel Aviv jätkab väga hea toogu, ma ütleks, et nad on siin järjest ju võitnud 4 mängu. Nüüd vist oli 3. Või on 3 jah, et aga igastahes siis murti ära nii-öelda oma kodusaalis praeguse seisuga AS Monaco ja seda tehti suuresti viimase veerandiga, et viimane veerand võideti 7 punktiga ja mäng võideti siis 3-ga, et ja kes on ikkagi üles ärkanud, on Levi Randolph, et Hoardi ja siin puudumistega tema on ikkagi väga-väga hästi mängima hakanud, samamoodi tegelikult ikkagi Sorkin, et 18 punkti 7 lauda ja Jokubaitis siis ka, nüüd oli tagasi ja tegi ikkagi korraliku mängu, et 18 punkti 5 söötu, et Alba poole pealt jah, et Monaco ka ikkagi mängib veidikene tulega selles mõttes, et nagu veidike tulega nagu, et oleks tarvis nagu play-off koht ikkagi ära kindlustada, aga need on mängud, mille peaks nagu võitma tegelikult. Muidugi, muide lõpuni jäi 1-52, ma vaatasin just, ja peale seda Monaco ühtegi korvi ei visanud, ei vabakatest ega mängusiseselt, ehk siis peaaegu 2 minutit oldi mängu lõpus kõige otsustavamal hetkel 0 peal, et jah. Oma ühe hooaja parima mängu tegelikult tegi James, et 26 punkti 8 söötu, et 3 olid küll 6-1, aga visked üle üldiselt 17-9, vabakad 9-7, et tema üks selle hooaja parimaid mänge. Tais ka kindlasti. Tais on hästi ikka sisse läinud jah, sinna meeskonda, aga et mõllab seal lauas ja talle mängitakse ka ilusti korvi kohale, et tahtsingi öelda, et nii-öelda kattest, et tehakse ja sa ei saa seda vabaks ka jätta, sest tal on ikkagi see vise ka kolmes, pani ühe kolmese ka on ju. Chaite tegelikult tegi hea mängu, et 12 punkti 11 lauda, et 16 minutiga 2 duubel, et see on ikka päris korralik ja Okobo siis ka 13 punkti, aga jah, et üllatusena see Monaco kaotus tuli, et ei oleks arvanud, et Monaco selle mängu kaotab, et jah, aga lähme siis tolle päeva viimase mängu juurde, kus ei ole väga ulmeliselt kaua tegelikult vaja vist peatuda. Real siis võitis Virtust võõrsil 80-67. Väga siuke korvidemaine mäng, ma ütleks, et Virtusel 2 meest üle 10 punkti. Ma pigem ütleks niimoodi, et Virtuse poole pealt väga, et 80 punkti on täitsa normaalne. Realil on suht, oligi, ma vaatan, et Realil on suht meeskondlik tegelikult, et siin Musa ja Tavares 13 punkti, Tavares on veits nagu üles vist ärganud. Ja Karuba, Hesonja 10 on ju, siin Campazzo 7, Fernando 9, et jah, et Real, mis me arvasime ka, et ta pidi selle mängu ära võtma selleks, et üldse nagu hoida ennast play-in konkurentsis. Et
tegelikult ja, aga tuli ära see võit ja oli vajalik ja noh, Virtus, ma arvan, lihtsalt juba vaikselt ootab seda hooaja lõppu siin Euroliiga koha pealt, et saaks see hooaeg mõnes mõttes läbi. No neil ei ole ikkagi ju ka Kleinberni, et ja Singeilel ka ei olnud parim mäng. Ja ta võeti ilusti kinni, et ei saa midagi. Ja täpselt, et no nüüd ongi ju Virtus on nagu läbi selle Maccabi nii-öelda mängu nii-öelda nende on siis kukkunud eelviimaseks, et muidu oldi veel ees, aga nüüd Maccabi on siin hullu ajanud hooaja lõpus, on vormi saadud ja on siis võtnud selle 16. koha enda kanda. Aga lähme siis reede juurde, kus oli siis ikkagi üks vägagi kõva põnevuslahing ja sellise Kreeka derbi vana hea Olympiakos võõrustas Panathinaikost ja seal siis Olympiakos alguses sai ikka väga hästi minema. No see oli ikka retsna. Juhiti ikkagi päris pikalt. Et esimene veeranaeg võideti 29. Poolaeg oli täpselt sama vahe, 11. Ja peale kolmandat veerandit oli 12 punkti vahe. Ja siis viimasel veerandil Olümpiak või see otsustas, et Panathinaikos, et kuule nüüd võiks nagu mängima hakata. Jah, aga kahjuks see oli juba hilja siis. Jäi hiljaks jah, aga no Panathinaikose poolt ikkagi ja Mito Kluun ja 18 punkti, kõik visked kotti, 3 lauda, pirr 20. Jah, et see oli ka minu jaoks üllatav, et tema tassis, aga ainukesena esimesel poolajal just. Ma ei olnud seda box-score'i vaadanudki, aga ma teadsin, et see seis oli, et ma teadsin, et Nannil ei olnud kõige parem mäng. Esimene poole kiriti, et teine poolek ta ka sai ikkagi midagi käima ja tõmbas seda meeskonda ka kaasa. 7 punkti, visked 7-3, 5 palli kaotust oli Nannil, aga jah, Mito Kluu. Teravust lõi ta. Lõi teist jälle, aga jah, Mito Kluu tegi ikka väga hea mängu, Vancho oli ka kõige parem mäng, 10 punkti 6 lauda. Sedi Osman tegelikult isegi suht korralik mäng ja Brown ja Slukas ka, et siin 9-11 punkti vastavalt ja 6 söötu mõlemal, et neilt ka, aga Olympiakose poole pealt ikka selle Veskovi poisiga ei saadud hakkama. No jah, ta pani. Kuigi tegelikult visked 15-st 6 ei ole nagu kõige parem. Jaa, aga mind tegelikult natuke üllatas Williams Koss, kes tegi Olympiakose poolt ikkagi väga hea mängu enda kohta, sest ta tavaliselt ei ole nagu ta on tegelikult pikemat aega nüüd Volkapi puudumisel, ta on ju põhimängu juht ta on aga ta niimoodi punkte ikka 14 punkti tema kohta ta on siin mingid mängud on 20 visanud, aga jah, et ma pigem olekski just minu jaoks võib-olla üllatab see, et see on suur mäng, ma olen pigem arvatud, et Williams Koss nagu on natuke kaob ära nendes mängudes, Reali eest oli ka seda, et nendes mingites väiksemates mängudes, aga siin suures mängus vabakad 5-4, visked 5-4, 4 söötu 14 punkti 20 minutiga, et väga-väga hästi. Vesenkov 18 punkti 9 lauda ja 5 söötu ka veel. Ei olegi Vesenkovit ammu sükest statline'i näinud. Fool 10 punkti ja Papa-Nikolov 11 ja väga-väga kuskilt mujalt niimoodi ei tulnudki, et selles mõttes küll, aga lõpuks ikkagi ja Fournieril oli väga kehva mäng, et 7-1 visked, et temaga sai Panathinaikos hakkama, aga mulle on meeldinud see mängu järgne sõnavahetus, et Partsokas ja Atamani vahel, et see on ikka hea, et Ataman jälle seal kohtunike üle, et seal Fall vist oli, vaatasin ka toda, et pean isegi Atamaniga nõustuma, et veits tundus jooksu moodi olevat too olukord, kus siis Fall lõpupoole seal pealt pani. Veidike tundus jooksu moodi mulle ka olevalt, et tundus kuidagi nagu tippivad seal. Ja selle koha pealt ja siis Partsokas ütles, et kuna ta ei vinguks kohtunike üle, kui ta kaotab vaata ja siis Ataman vastas selle peale, et ega ma võin ju sellest rääkida küll, aga lõpuks Partsokas sa tead ise ka, kellega see nagu karikas mai lõpus koju tuleb vaata. Oe, ma tahaks näha, see peab olema finaal lihtsalt, sorry kõik teised Fenerbahčed ja asjad ja nagu selles mõttes, aga ma praegu ei näe Euroliigale väga paremat finaali kui see, et nagu see oleks tõeline maiust pala kahtlemata, et aga ühe asja mainiks ka kiiresti ära, et Olympiakos ikkagi selle võidu kindlustas ka play-offi koha ära, täpselt, et eks näis, et kas Olympiakos Panathinaikose finaal tuleb jah, sest seal on ka väga võimalik, et mine sa tea, pärast on tabeli pool niimoodi, et lähevad juba poolfinaalis kokku. Ja et siin on veel mänge ka alle või järel tähendab. Ja ütleme ausalt, ega Fenerbahce ikkagi tahab ka seda, et kõik tahaksid kindlasti. Ma arvan, nemad 3 on praegu põhiliselt. Ja ikka top 3.
top 3, kes on nii-öelda number 1, ma ütleks pretendendid jäävad sinna, et siin teistel läheb raskeks. Aga lähme siis vooru eelviimase mängu juurde, Bayern võõrustas F-est. Aga 2 mehe show, nagu mitte täielikult, aga 2 meest siis, kes üks oli siis Edwards ja teine oli ikkagi Larkin, kes mõnusalt tagasi tuli. Uhasid jah, ma vaatan, et Bubual oli ka kõva mäng, et 23 munni. Aga just need lõpuminutid, vaatasin lõppu sellel mängul ja no ikka oli vinge andmine, Jah. Oli isegi püsti juba liivani pealt. Et no jah, Edwardsi ainuke kehvake oligi, et 10-st 1-3, et see ikka on päris kehva nagu. Seal sa seda videot oled näinud, et kuidas see oli, hea pealkiri oli sellele, et kui pall ikka ei lähe, siis ta ei lähe, kui pall sisse ei lähe, siis ta ikka ei lähe sisse, et seal lõpus said, kas oli äkki 4 või 5 korda või, sai Bayern proovida, vaheli 3 ja no ei visatud sisse, no ja need olid vabad kohad, seal olid, ma seda ei ole näinud. Seal olid Edwards, seal oli see Vainer Päpp. Kas oli Vainer Päpp või oli Opst minu meelest, kes viskasid seal lõpus ja päriselt nad said, kas oligi 3, no mingi 4, vähemalt 4 nagu 4 korda visata peale, aga ikka visati mööda, et see jah, täitsa uskumatuna. FS oli väga vajalik võik ja panki käe all tundub, et on asjad kätte saadud, et ma ise arvasin, et Bayern võtab ära selle mängu kodusaalis, aga ma arvasin sama. FS suutis seda nagu murda ja jah, Larkin tundub ka, et tore on näha, et on tagasi hea hooga. Ja siis jah, et Voigtmann tegelikult, kui me Bayernist räägime, Edwards, Vainer Päev mõlema 18 punkti, Voigtmann 16 ja Harris siis ka 15 punkti, et Harriselt vist hooaja parim mängu, ma arvan. Ja kahtlemata. Ja siis jah, põhimõtteliselt pooled punktid siis FSL tõid Larkin ja Buboa 48 punkti kokku, Bryant ja Oturu mõlemad 12 ja ega väga mujalt nagu niimoodi hullult ei tulnudki, aga jah, et Larkinit on hea tagasi näha, et 25 punkti, 4 lauda, 4 söötu, 3 vahetlõiget ka, et minu arust Larkin on veits nagu siuke underrated nagu alahinnatud kaitsja, et tegelikult ta kaitses on aktiivselt kätega ja saab on ju hakkama ka. Okei, aga vooru viimane mäng, FC Barcelona võõrutas siis Partisani ja seal oli ka siuke, et ma mäletan, ma vaatasin toda mängu veits algust ja Partisan alustas väga-väga raevukalt, et sai kohe väga-väga hästi minema. Vahe oli seal vahepeal vist äkki 14 punkti, kui ma õigesti mäletan, võib-olla oli natuke vähem. No siin oli üldse need vahed väga suured siin vahepeal. Aga siis Barça tegi ka teine veerand 29-9 ja poolaeg siis juhtisid lausa 13-ga. Üks asi tuleb ka ära klattida, nimelt Panter mängis ja tegi ikkagi hullu tagasituleku mängu, et Pirr 29, 25 punkti, 309-5, vaba visked 6-6. Obradovitšilt ka küsiti, vaata, Panteri mängu, Obradovitš ütles, et mis ta peaks siis nagu mööda viskama, et ta meie vastu mängib, et väga mängu tegi, et mul on hea meelde üle vaata. Ja tundub, et nad on ikka väga suured sõbrad. No jah, et Panter oli ju seal nüüd, kui Partisani uuesti nagu mõnes mõttes üles hakati ehitama, vaata, et siis ta oli seal ju olemas ja värk, aga jah, Panter 25 punkti, Metu siis 16 punkti ja Satoranski siis 11 punkti, et nemad olid siis põhivedurid ja siin siis Partisani poole pealt Maik alustas väga bravuurikalt mitme 3-sega ja lõpuks 16 punkti, 7 lauda, Paraun 16 punkti, tegi oma ära, Jones 14 punkti, 9 söötu. Et jaa, aga jäi väheks, et seal ka tundus, et pingist ja veits väheks, et näiteks Washington viimasel ajal üldse ära vajunud, temalt ainult 2,5 minutit. Jonesil tegelikult ei olnud üldse hea mäng, 211-3 on ju 7 punkti, 9 lauda, aga 7 ründalauda võttis 9. Et täiesti nagu hullumaja on ju, hullumaja puhvet, et jaa, aga jah, et Barça siin ka parandas oma tabeliseisu ikkagi korralikult selle võiduga. Praegune seis siis ongi siuke, et siis Fenerbahce teine, Panathinaikos 3, Monaco 4, Bayern 5 ja praegu siis on Pariis 6, aga Pariisil on siis eilsest üks mäng rohkem peetud, et võib-olla sellega mainime ära. Jaa, sinna vaatasin seda mängu. Jah, ma ka. Võin kohe ära mainida, et Veider oli vaadata teisipäeval. Jaa, ei see muidugi, aga see oli ka minu meelest, millega läks alt täielikult. Nad üritasid Pariisiga mängida samas tempos siis, et nad ei surunud tempot alla ja minu meelest selle shortsi peale pandi ka ikkagi mingi hetk väga vale mees, et kui ma õigesti mäletan, kas see oli Mannion või? Ei, Mannion mängis shortsi peal kõige vähem, algselt oli Polmaro, siis mängis Shields, vahepeal mängis Toonud ka. Jah, et no okei, seal nagu
seal üritati selle pikkusega vaata, Jaa, nagu, aga aga no Polmarol oli, ma ei tea, see on üks kõhvemaid mänge, mis ma kunagi Euroliigas näinud olen, et see oli täitsa jube, et venna pirr oli mingi -100. Tahtsingi öelda, et see jah, Polmaro, et tema nagu läks selle shortsi katmisega ka, no ei saanud hakkama, et Donut sai minu meelest kõige paremini, et Shields ei ole kunagi olnud siuke kaitse. Minule ta ei ole ka nagu jäänud, aga noh, seda üritati seal seda pikkusega nagu, aga shorts oligi, kui ta ei saanud ise visata, siis ta liidis söötu ja 20 duubel, 24-10, 6 lauda ka veel on ju. Et ikkagi ulmelise mängu pani kokku ja selle koha pealt. Ja siit ongi nüüd, et veits on abi ka tulnud, et siin Loo 13 punkti, Herrera tegi väga hea mängu 13 punkti, ja Ward ka 11 punkti, 7 lauda, et sai siin abi korralikult. Ja muidugi saadi väga hästi Mirotic kinni, kes siis viskas ainult 6 punkti. Mirotic saadi väga hästi kinni, et ta võttis ka ainult 5 viset ja teda üldse leidnud, et Shields pani 10 punkti 9 lauda, et tema nagu tegi veidi ära ja Liid ei ka, et tal oli 3-st ikka üldse leidnud, et pani 10-st või 4-0 ja 10-3 üldse visked, aga vabakaid see väga palju. Et see päästis. Aga siis prantslane, Gauger. No ja see otsustas siin skeelet. Ma vaatasin ka, et jah, ei tiina. Et seal oli vist 2 meest oli põhimõtteliselt peal või 1 mees või vahet ole, aga see vise oli küll ikka väga süke veider, et jah, ei ilukorv vähemalt meeldis. Mulle ka meeldis ja see, ma räägin, see mul tõmbas kohe sükese väikse skeele flashback, et skeele oma muidugi next level. Tollest ei saa üle ega ümber, aga see oli süke ka, tal oli põmst ju 2 meest peal, vaata, sest see Shields oli veel pikali maas on ju. Ja siis ta pani põhimõtteliselt mingi nagu põmst pani nagu windmilli, vaata, nagu oleks tunki panda, aga nagu pani viske sellise, pani kotti ja nagu hull. Ja Männ on tegelikult ajas hullu rünnaku poole, eriti alguses, ta pani 3-3 järjest esimesel veerandil. Tema hoidis mängust. Rünnaku poole pealt jaa, aga ma räägin, et minu meelest oli, teda ka prooviti seal shortsi peal, no ei saanud keegi selle shortsiga. Meil okei, olge maasut, ega Euroliigas väga ei saagi, et ta kiirus on lihtsalt nii suur, aga no jah, et see oli täitsa sellist mängu shortsilt pole ma ka ammu nagu nii head mängu näinud. Nii head mängu ei ole, et ta kuidagi nüüd võib-olla hakkab siis ka veits hoogu koguma, aga tema poole pealt jah, et hästi läks on ju. Ja nad saavad hästi hakkama ka, et selle koha pealt tegelikult küll läks nagu hästi. Hea mäng oli selles mõttes. Et jah, aga jah, et iseenesest väga nagu jah, muud ei ole, tabeliseis siis praegu siuke on tõesti, et nüüd siis 6. tõusis ja Milan ise on siis 9. ja täna, või mitte täna, vaid siis täna 3 päev. Kui me salvestame seda, aga homme see episood peaks ka kõigi eelduste kohaselt välja tulema. Ja meie see episood, et siis homme juba siis uued mängud alguse saavad ja. Et jah, aga Fantasy siis ka. Arvan, et siia lõpetuseks, et me ei hakka veel täna neid mänge üle käima lõpust, et läheb natuke liiga pikaks, aga Fantasy siis eelmine voor, Tarvi lõvikonservi mees. Lõvikonservi mees. No mis ma oskan öelda, sain asjale natuke pihta, et selline mees nagu mainitud sai Birutis, siis tegi hullu piiripunktid 16,5, jätsin ta siis 6. meheks. Muidugi Baldwin tegi oma ära 22, Shasa ja Hernan Gomez ka 16 peale ikkagi jäi, et kuigi see mäng tal oli seal väga kehv ja Reali peatreeneri pealt siis sain 20, muidugi pettumus, kuna sai vigastada Polomboi ka 6 sain, et olen ka ta juba, kuna voorit nagu nii käib, et olen ta ära ka treidinud ilmselgelt, aga 142,10, et süke täitsa võrreldes sellega, et mis siin vahepeal kunagi on juhtunud, et alla 100 isegi jäänud, et jäin täitsa rahule seekord. Jah, mul tuli kokku vist mingi 100, mul täpselt ei ole, mul ei ole praegu ees ka teda, võid vaadata, tuli vist 100 midagi, 2, midagi vist äkki tuli. Minul siis 102,2 jah. 102,2 on ju. Et mul, Vesenkov tassis ära, Liid jäi kehvaks. Siis mul oli peatreener Lasso, see oli viga, eks ole, õnneks mul oli, lõpus oli see, et nagu vahejaks alla 10, vaata, et siis nagu tõi ainult -5, vaata, nagu miinust. Et see oli hea. McDowell White oli see, kes tegi oma üle nagu. Jones oli pettumus, Hall oli pettumus, raske oli mitte pettumust, ütleme leida siis.
Toonut isegi on viimased voorud suht hästi teinud, tal oli suht okei ja Davidovitšilt ka midagi tuli, et aga lõpuks see 102 kokku, et noh, jah, oleks saanud paremini kindlasti, aga noh, Tarviga nüüd siin vahe mingi 100 punktit, ma ei tea, mis me tegema. Kas on juba nii palju või? No üle-eelmine voor tuli vist 50 ja siis see voor tuli 40, peaks olema vist mingi sott, jah. Võib-olla natuke alla sotti. Vast alla sotti ikka veel. Aga jah, aga see voor siis on ka juba alguse saanud ja tiimid me saame siis ka üle käia. Et mina läksin väga, kusjuures selle esimese päeva, võiks öelda, ma ei tea, kas mitte õnge, ma ütleks, ma tegin head vahetused isegi. Esiteks ma tõin peatreeneriks, tõin splitteri. Mul ei olnud kuidagi, mul tundub, et Mirotic ikkagi see vigastus tal veits nagu mõjutab ja mul ei olnud uskum Milani. Et kuigi Pariis oli 3 mängu järjest kaotanud, siis ma võtsin võib-olla väikse riski ja läksin. Et mu esimene plaan oli tuua Matteo treeneriks, sest mul tegelikult oli raha ka, aga siis ma vaatasingi, et splitter on umbes 3,5 krooni odavam. Et mul oli nende kahe vahel valisin, siis ma võtsin splitteri, siis ma sain nagu mängijate poole pealt nagu veidikene nagu nii-öelda oma levelit tõsta. Ehk siis ma jätsin alles Liidei selle ainult ühel põhjusel, ma tegelikult tahtsin teda ära treidida, aga ma jätsin ühel põhjusel Liidei alles ja see oli sellel põhjusel, et ta mängis Pariisi vastu. Sest et kiire mäng, palju punkte, ma arvasin, et sealt võiks tulla ja ta sai lõpuks Pirroli, tõi siis 19 punkti eile. Toonut tegi väga hästi oma ära, tema tõi 11 mul, et see oli nagu tema poolt väga hea mäng. Outarra oli 4-40 vist ja siis splitter ja siis ma tõin endale meeskonna, ma tõin Larkini. Sa tõid ka Larkini? Mitoglu ka? Tegelikult, ma tõin ka Mitoglu. Ma tean, ma veel vaatasin. Jumala pekkis. Aga ma just mõtlesin, nagu ma saan järgi tõmmata. No treenerid, aga no Asvel, ma arvan, et Bayern või see, ma Mäledon ei ole, nii et ma arvan, et Real võtab Asveli nagu kus juures, tahad veel midagi lisada? Ja ma tõin korvi alla, Fooli tõin sellepärast, et Svestal ei mängi Polomboi ja Svestal ei mängi Petrussev minus ka. Päksin on ka Fool. Ma tõin Fooli. Aga ühesõnaga, tead, ma avastasin ühe asja esiteks, kui eelmine hooaeg oli see, et sa said teha 3 treidi ja pluss treener, siis nüüd on nii, et kui sa teed treeneri alles, siis saad 4 mängijat ära vahetada. Seda ma ei teadnud isegi ja tegingi nii, et kuna Vetsel ikkagi, ta oli minu jaoks liiga kallis, pea 10 krooni, aga ta enam nüüd jäi siin isegi juba alla 10, siis tuligi see idee, et Mitoglu äkki oli 7,5 või, et ma vaatasin, Mitoglu oli ja viimased 3 mängu on siin 15 pluss toonud, on ju. Et siis ma tõingi Mitoglu ja no ikkagi Larkin ikkagi mul üks lemmikumaid mängijaid Euroliigas, et kahtlemata tõin ta ära siis sellise mehe nagu McCollumi vastu ja ikkagi Beirutis lasin ka minema, tõin siis Diopi siis siit Baskooniast ja Borrieri tõin siis Polomboias nagu arvata võis, et mul ei olnud muud võimalust, et need 4 treidi ma tegin. Sa jätsid Matteo alles. Ja Matteo muidugi alles, et Asveli vastu Mäled on puudu ja kodus peaks ka nad veel olema. Ja mul oligi rahalises mõttes, mul oli võimalik tuua nagu ja nad on kodus ka. Aga lihtsalt, et kuna ma mõtlesin, et ma lähen väikse riski peale, et siis kurat, küll meil on suht sarnane tiimis on nagu... No natuke javal, aga vaata ongi see, et ega me ei rääkinud ka. Me ei rääkinud, sest selles mõttes ega see oleks võib-olla väga mõjuta, ma ei tea isegi, aga mul muu poole pealt on just sul on isegi nagu kasulik, sellepärast, et põhimõtteliselt me saame suht samad punktid. Ja meil on 3 meest on samad, et... Larkin, Vesekov ja Mitoglu on nagu samad mehed on ju, et nagu sealt suuresti tuleb samad punktid on ju. Et jah. Et sul võib-olla on see kasulik. No jaa, aga samas see jällegi siis läheb põnevus ära, minu jaoks kah, et... Nüüd on vähemalt nagu selles mõttes see voor, selles mõttes on aega veel, et ma ei ole veel püssi võõsasse visanud. Ei, muidugi, et ega ma võin siin ka veel hakata üle mõtlema, teades ennast. Ja ma veel muutsin eile tiimi 4 minutit enne mängu. Okei. Ma tõingi splitter ikka lõpuks ja siis see oli... Sest ma olin nii 2 vahel ja mul tundus et Milan ikkagi ei saa vastu, siis ma tõin splitteri ja siis ma Liidei jätsin alles. Mul algne plaan oli Liidei ära anda, ma oleks Metu alles jätnud, ma andsin Metu ära. Ma oleks Metu alles jätnud, aga ma argselt plaanisin Liidei ära võtta. Mul käis isegi siuke hull mõte peast ära, et peas läbi, et äkki anda Vesenkov ära. Mitte sellepärast, et ta punkte ei tooks, vaid sellepärast just seesama, et nagu mul oleks võimalik punkte tagasi teha, ehk siis ma oleks shortsi toonud, aga vaadates eilset mängu, siis võib-olla oleks pidanud tegema seda. Võimalik, et shorts tõi ju kaptanina mõnel mehel siin mingi 60 punkti. 60 punkti, jah. Et no ma olin ka ise 2 vahel, et kas Borrier või kes see teine oli? See Asvelist
Lavern, jah. Korvi alusega on üldse praegu Praegu nii on kellad, kriitiline, et kõik on nii vigased, et Puukerit ei ole, on ju. Mul oli Voigtmann veel vahepeal idee tuua, sest ta on tegelikult hästi mänginud, aga Baskonia vastu veits korvi alune võib nagu olla Baskonia oma kõvem, et seal võib vigu teha, et ei julgenud tuua. Aga okei, tõmbame jah tänaseks otsad kokku. Tõmbame jah, sai jutustatud küll siin juba. Sai räägitud küll ja veel ja aitäh teile vaatamast ja kuulamast ja siis ägedat Euroliiga nädalat teile taas ja hakkame siis nautima ka Eesti-Läti liiga play-offi juba selle nädala vahetusel ja kui teil on võimalik on, siis lähme Eesti klubisid ikka saali toetama, et siis Kalevi mäng juba sellel reedel ja Tartu kodumäng siis järgmisel kolmapäeval, ehk siis kui võimalik on, lähme saali toetama omasid ja loodame, et siis mõlemad tiimid jõuavad vähemalt tegelikult poolfinaali, et me saaksime, et saaks poolfinaalis Eesti klubid omavahel vastamisi, mida oleks eriti pull. Okei, aga aitäh teile ja toredat nädala jätku ja nägemist.